Eelmise aasta augustikuu lõpus kukkusid Tartumaal Elva vallas põllule trajektoorilt eksinud ründedroonitükid. Õnneks midagi suurt kahju see ei teinud. Vilniuse õhuruumi on kogu sügise häirinud Valgevenes salasigarettidega liikuvad õhupallid. Tegemist on täiesti uue ohuga, milleks peab valmis olema. Meil on kaks sellist suuremat ohtu, ma ütleks, et üks on see meil kui riigina, kui meile eksivad ära kas meelega või kogemata lastud ründedroonid, suured droonid. Ma nüüd räägin droonidest, mis kannavad 10 kilosid lõhkeainet ja selleks peab riik valmis olema ja riik astub selleks ka väga tugevaid samme. Aga teine asi on nüüd see, et mida teeb iga inimene või iga ettevõtte või eraettevõtte, kes tahab enda territooriumi drooni kindlaks teha. Sest see droon ei pruugi ju alati sind rünnata, aga ta võib sind ka luurata, ehk siis tööstusspionaaži mõte. Riskiettevõtetel on kindlasti võimalused suuremad selliseid kaitsemüüre ehitada. Teine pool on eraisikud, kellede valdusesse see kukkuda võib ja tekitada mingisuguseid kahjustusi. Kas kindlustus kaitseks selle eest? Nüüd, mis puudutab kindlustust, siis maailmas kõikide riskide vastu ennast kindlustada ei saa. Välistused on alati olemas. Aga jah, teie poolt toodud näide, eks ole, et kui kusagil kukub droon, siis selle vastu on võimalik kindlustada. Nüüd täpsustus. Droonid, mis on tsiviilotstarbelised, ma arvan, et need on enamikes kindlustuslepingutes täna nii ehk nii kaetud ja nende poolt tekitatud kahjud. Mis puudutab militaarotstarbelisi droone, ja ei ole vahet, et kas see on siis sõbralik või mitte sõbralik, siis nende poolt tekitatud kahjusid täna Eestis kehtivad kindlustuslepingud, ma pakun, paljuski ei kata. Ei oska kõikide lepingute kohta, ütlengi seetõttu, et arvan, et paljuski ei kata, aga seda jah, on võimalik kindlustada. Seega on tänasel päeval samas aktuaalseks siseriitlik droonikaitse. Kindlasti, täiesti kindlasti, eriti elutähtsate teenuste osutajad, lennuvälja ma juba mainisin, aga teised transporditaristu ettevõtted, aga ka näiteks vesi, veevarustuse kanalisatsioon, sest lõhkekeha asemele võib droonile külge panna mingisuguse ebameeldiva ainega ampulli, mis siis kukutatakse kuskile veesüsteemi või siis lastakse õhku mingi oluline sõlm ja loomulikult elektriettevõtted ja nii edasi. Et need kõik ettevõtted peavad selle drooni kaitsele mõtlema. Eraisikute vaatest on hulkuvate droonide vastu veel keeruline kindlustada. Igat juhtumit tuleb eraldi vaadata. Keegi inimene, et mina kui eraisik, kui majaomanik tahaksin seda kindlustada, siis ma arvan, et see on natuke komplitseeritud. Ehk et Eesti kindlustusturul täna eraisikutele, soovitan igal ühel minna oma enda kindlustusseltsi juurde ja küsida, et kas see on mulle võimalik täna. Kui see on nüüd natuke suuremas mahus, ehk et kui ettevõte soovib ennast sellise riski vastu kindlustada, siis jah, see on kindlasti võimalik. Mis on aga drooni summuti müür teinud näiteks Venemaal? Venemaal on teinud see seda, et uuemad autod, Porsche, BMW-d, erinevad luksusmasinad seisavad tee ääres, sellepärast et drooni müür ehk drooni summuti hakkab auto ajule mõjuma ja paneb auto lihtsalt seisma, rikub auto aju ära ja auto jääb tee äärte, neid on vaja ümber programmeerida ja väga palju kulutusi teha. See kõik on aga tõsi, kuid praeguse teadmiste kohaselt meile planeeritud droonikaitsesüsteemid sellised ei ole, mis autopargi tee äärte jätavad. Nendest ohtudest ollakse teadlikud. Elektrooniline sõjapidamine on ilmselgelt üks efektiivne asi lahinguväljal, aga mida kaugemale sa lahinguväljast lähed ja mida rohkem sa tsiviiltaristu sisse lähed, siis seda rohkem see elektrooniline sõjapidamine, mis oma olemuselt ju tegelikult summutab kõik raadiolained, summutab kogu selle edasiandmise või vastupidi, summutab läbi selle, et ta annab hästi palju nii-öelda müra välja. Siis kindlasti see on oht, aga mitte ainult autodele, vaid ka haiglatele, politsei sidesüsteemile, päästeameti sidesüsteemile, et neid ohtusid on päris palju. Vähemalt praeguste teadmiste järgi need droonikaitseprojektid, mis Baltikumis on arendamisel, ei tohiks mõjutada tsiviiltaristut. Nendest ohtudest ollakse teadlikud.